Tere kuulama, eetris uudised ja stuudios Rohke Debelak. TS Laevad annab teada, et kõik piletid on jaaniajaks välja müüdud. Kõik piletid olid välja müüdud juba nädal aega tagasi, aga kuna inimeste soov piletite järele ei kustu, siis pandi täna hommikul müügile 2000 piletit ansambli Respekt kontserdile ja 20 000 ansambli Simmani tuua piletit järgmise aasta 1. veebruari kontserdile. TS Laevad annab teada, et kui kellelgi on veel võimalik pileteid müügile tuua, siis abi eest ollakse kindlasti tänulikud. Riigikogu aga hakkab täna arutama konkurentsiseaduse mitmeid parandusi, mis likvideerivad ühe kaua küsinud konkurentsiprobleemi, nimelt selle, et Riigikogul ei ole konkurenti. See on ka peamiseks põhjuseks, miks ei ole korralikku konkurentsiseadust pikka aega suudetud luua ega ka vastu võtta. Normaalse konkurentsi tekkimiseks oleks vaja vähemalt 3 Riigikogu, meil on ainult 1. Ja nii ongi, et Riigikogu ei pinguta, mängitakse poliitmänge, müüakse seadusi, aeg kulub ja riigile vajalikud seadused omakorda jäävad vastu võtmata. Konkurentsiseadus näeb nüüd ette, et Eestil on järgmistest valimistest 3 Riigikogu, kes üksteise võidu hakkavad tööd tegema ning palka saab ainult see Riigikogu, kelle töö tulemustega valija rahul on. Veel võttis Riigikogu eile vastu asendusliikme seaduse. See võimaldab Riigikogu liikmel saata tööle enda asemel asendusliikme, kes teda asendab nendel juhtudel, kui poliitik ise häbeneb ajada suust välja advokaadibüroodes kokku pandud jutupunkte või läheb asendusliige tööle siis, kui on vaja hääletada erakonnale sobilikult, aga enda süda oleks soovinud hääletada risti vastupidi. Kui ühel päeval on istungite saalis ainult asendusliikmed, ongi demokraatia otsa saanud ja edasised pingutused ka asjatud, märgitakse eelnõu seletuskirjas. Veel hakkab parlament arutama peatselt permanentse valimiseelse perioodi kehtestamise seaduse eelnõud. Valimisseaduse muudatus näeb ette katkematu valimiskampaania ja valimiste-eelse aja kehtestamise kogu riigis. Ka praegu juba on tavapärast aega üsna väheks jäänud ja see lööb üldise rütmi sassi. Kui on aga kogu aeg valimiseelne aeg, siis on poliitikud lahked lubama erinevaid hüvesid, kohtutakse valijatega, kuulatakse nende muresid, pakutakse välja lennukaid lahendusi, väideldakse, arutatakse, kõlavad lootust andvad loosungid, ühiskonnas on elevust ja uue ootust. Selle perioodi on alati lõpetanud aga valimised, mis toovad tulemuse, kus alati on alguses pool ühiskonda pettunud ja mõne aja pärast pettub ka teine pool. Kui aga kogu aeg on riigis valimiste eelne aeg, siis pettuda ei saa ja poliitikud ei pea oma lubadusi ellu viima ja selles ebaõnnestuma. Tänavad on kogu aeg täis pannkoogilõhna, jagatakse pastakaid, helkureid, märgitakse eelnõu seletuskirjas. Ja Riigimetsa Majandamise Keskus alustab järgmisel nädalal lindudele ja loomadele mõeldud juriidilise kallakuga koolituskursusi, et tagada metsaelanikele paremad elutingimused üha hoogustuva raietegevuse foonil. Sageli ei ole loomad kursis juriidiliste nüanssidega, mis võimaldaksid neil valida ohutuma elupaiga, mille kadumise pärast ei peaks siis kogu aeg muretsema. Tihti ehitavad linnud oma pesa valesse metsatukka, selle asemel, et teha vahet erametsal ja riigimetsal ning üldse ei ole linnud tutvunud metsanduse arengukavaga. RMK-l on hulgaliselt spetsialiste, kes oskavad kõiki metsas toimuvaid arenguid nii lindudele kui inimestele linnukeeles põhjalikult selgitada. Selleks, et koolitusi oleks mugav läbi viia, rajatakse iga metsahektari kohta 0,75 hektarine koolitusplats ja lindude ja loomade harimisega alustatakse juba järgmisel nädalal. Eetris olid uudised.